ma ei oska, ei julgeks ega oskaks ka vist öelda, et kuidas selle kompetentsiga seal ministeeriumis lood on. Et veel kord mulle on tundunud lihtsalt paraku niimoodi, et konkreetselt kriminaalmenetluses on suudetud kuidagi muudatusi teha, viimaseid muudatusi, paljus muudatusi, ikkagi eeskätt vaid süüdisfunktsiooni silmas pidavalt. Et ma olen nagu tajunud, et seda teist poolt, õigustagamise poolt ei ole piisavalt arvestatud. Veel kord olen ka kriitiline viimase aja muudatuste suhtes, selle suhtes, et ei ole arvestatud ka siis ettepanekuid, ka näiteks Riigikohtu ettepanekuid, konkreetselt jälitustegevuse regulatsiooni puhul ja nii edasi, aga ega ma väga pikalt ei suuda nagu analüüsida, miks see niimoodi läinud on. Eks ta nüüd jällegi meie riigi väiksuse teema on, et ma kujutan ette, et õieti mitte ei kujuta, vaid ma olen ka näinud, et kuidas näiteks Saksamaal, jumal hoidku, seal on, kui mingid muudatusi tehakse, seal on ikkagi ju tõsine selline akadeemiline taust on kõigil inimestel taga, kes siis arutavad ja tegelevad probleemiga, enne kui hakatakse tegelikult seadust muutma. Et ma kardan, et me lihtsalt ei ole suutelised selliselt toimima ja kõiki aspekte arvestama. Võib-olla ka see on probleem, kui nüüd tohiks veel korraks lisada, kui mõelda, et ega mulle tundub, et ega meie seadusandja jaoks ka see kriminaalmenetlus väga nagu prioriteetne ei ole. Et kui nüüd irooniline olla, siis ma mõnikord tajun, et meie poliitikutele läheb korda see, kui mingi vastaspartei vend kinni läheks ikkagi ja nendel läheb korda ka see, kui nende enda partei mingi esindaja on näiteks kohtu all, et siis väidetavalt kohtud teevad tal liiga, aga ma ei ole väga tajunud seal küll meie poliitikute suurt huvi selle kriminaalmenetluse vastu. Kuigi meil on olnud Riigikogus ju ka ja selliseid politseitöötajaid mingil ajal ja nii edasi. Mul tuleb meelde millegipärast see, et mingil ajal mäletan, kui me arutasime seda Krõmsi esimest projekti kusagil. Ja mäletan, et siis selline tore mees, võib vist öelda ka naljamees, aga ka muidu tore mees nagu Priit Taimla oli Riigikogus. Ma ei mäleta, mis parteist ta oli, aga lihtsalt ta saadeti ka selle nõupidamisele. Ja ma ise mõtlesin, et huvitav küll, et kuidas need diskussioonid Priit Taimlaga seal siis välja näevad. Ta oli vait, see oli Pühajärve puhkeudus muide, ta oli vait kogu selle aja ja kui me lõpetasin, tuli meie juurde, ütles, et kuramus küll, kui ma oleks teadnud, see juura nii huvitav on, ma oleks ka seda õppinud. See oli lühike kommentaar. Et konkreetselt veel kord, et ma tajun, et kuidagi kriminaalmenetlust tahetakse kaelast ära lükata, et see on fui, meid see ei puuduta ja siis, kui konkreetselt mingit parteikaaslast või vastaspartei esindajat, siis ainult, et ma ei tea, mis siin teha tuleks, et see huvi kasvaks seal, aga tajun, et nii see on.